Paide uus abilinnapea Piret Moora. On vist päris tore selline eluvõimalus, kui oled õpetaja haridusega, filoloogi taustaga, siis ühel hetkel saad ühe ajaloolise linna pehme poole abilinnapeaks. Jah, tõsi, see on selline ootamatu pööre elus, et kui mõni uks läheb kinni, siis tuleb teine lahti ja see ootamatu lahti tulek seoses pakkumisega tulla siia kandideerima abilinnapea kohale on tõesti südantliigutav ja väga põnev. No, aga sellega kaasnes ikkagi armastatud õpetaja töölt ära tulek. Kas siin oli selline valiku küsimus, et mis siis nüüd saab ikka? Tuleb tunnistada, et täna hommikul ma tõusin kell 6 üles, sellepärast et selleks, et siia tulla volikogu koosolekule, ma siiski pidin oma tunnid ette valmistama ja nad kooli viima, paljundused tegema ja oma kolleegidele näpunäited ütlema, mis täpselt teha tuleb. Et see on hästi raske otsus. See on hästi raske otsus, aga sisetunne ütleb, et see võimalus, mis mulle siin on usaldatud, et selle tuleb lihtsalt vastu võtta. Abilinnapea positsioon kindlasti ei ole eesmärk, vaid vahend. Ja siis me saamegi küsida, et milleks? Mis on see esmane plaan, mis praegu tundub, et mida siin saab ära teha, mis on huvitav siin? No ma olen aru saanud sellest, et peale nende rahastusteemade, millest on siin juttu olnud ja millesse mina, nagu öeldud, ei puutu, kuna ma tulen veidi hiljem tööle, et on siin teatud küsimusi on siiski ka koolide ühtse sammu seadmisel või et kuidas öelda, nii nagu siin volikogus ka küsimus esitati, et mismoodi ma võitleksin siis selle eest, et näiteks, et teatud minu valdkonna rahastus oleks suurem. Et ma usun, et see ongi see koostöökoht, et mina olen meeskonnamängija ja ma tahan anda oma panuse. Paide linnal seisab ees ka muuseumi avamine ja ilmselt väga suur pööre selle linna positsioonis turismi valdkonnas. Kas see ajaloo teema on ka kuidagi südamelähedane või tuttav? Ajaloo teema on mulle südamelähedane väga paljus tänu minu abikaasa suguvõsale ja minu armastatud nüüdseks manalade teele läinud äia ja minu abikaasa vanaisa tõttu. Nii et meie perekonnas, või öeldi mu abikaasa suguvõsas on ajalugu olnud kogu aeg sellisel kesksel positsioonil. Kui räägime nendest asjadest, mis probleeme tekitavad, kas need probleemid on ka juba selgeks saanud, on tekkinud sellised esimesed küsimused, et seda ei tea praegu veel, kuidas nüüd lahendama hakatakse? Probleem kui selline, ma usun, et tõstatavad ametnikud ja asutuste juhid siis, kui me läheme nende juurde ja see saab olema detsembri alguses. Mina esialgu olen näinud siin probleemide lahendusi, kui ma vaatan, kuidas parandatakse teid või kuidas kerkib siin riigigümnaasium ja tegelikult seetõttu ju oluliselt tõmbekeskus Paide väärtus kui selline kasvab. Kas te teatri-inimene ka olete? Ikka võimalusel. Paide teater on nähtud? Paide teater on nähtud ainult treileri vormis. Kahjuks siis ei ole sees ei ole käinud. Aga kui üsna palju esitletakse Paide teatrit kui sellise väga toreda asja, siis ma tean, et see foonil on käinud hästi palju ka sellist arutamist, kas ikka on vaja ja kuidas on ja kas ikka tasub ära ja milline on teie seisukoht? Mina olen sügavalt seda meelt, et mida rohkem selliseid toetavaid niinimetatud siin volikogus ka neid pehmeid väärtusi ühes linnas või ühes kohas on, mida rohkem on ta atraktiivne elanikele ja lõppkokkuvõttes on ju Paide linna elanike heaolu, turvatunde tekitamine ja nende kultuurivajaduste rahuldamise võimaldamine, see ongi see eesmärk, mille nimel Paide linna valitsus tegutseb. Aitäh ja jõudu! Aitäh!